Tere, turundushuviline! Oled asunud vaatama Turundustaskus järjekordset saadet. Turundustaskus on Tallinna Majanduskooli, millest peagi saab Majandus- ja Teeninduskolledž Avara. Turundusteemaline podcasti sari. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen turunduse õppetooli juht. Ja tänases Turundustaskus saates me räägime sellisel teemal, et kuidas turundada muukeelsele sihtrühmale. Ja selleks olen ma palunud saatesse Konstantin Puuri. Ja. Tere! Tere päevast! Rõõm, et said tulla. Ja ole hea, et alustuseks räägi natukene enda taustast, enda turundustaustast, et kus sa seni oled töötanud ja kas sul on mingi selline kindel fookus valdkond ka? Tere, head vaatajad, kuulajad! Minu nimi on Konstantin Puuri ja viimased 13 aastat töötasin ma turundusagentuuris ja igapäevaselt tegelesin siis turunduse kommunikatsiooniga. Ja üks selline eraldi suund, millega meie meeskond tegeles, oli Vene turundus. Ja töötasin selle niši all kuskil viimased 10 aastat. Et me olime ja sellised täitsa tavalised turundajad, aga mingil hetkel meil tuli arusaam, et kuna meie emakeeleks on kõikidel meeskonnaliikmetel oli vene keel ja siis me vabalt valdame ka eesti keelt, tuli arusaam, et kuidagi vene turundust tehakse kas või vähe või tehakse seda kummalisel moel, et on väga palju grammaatilisi vigu, stiilivigu, on palju nüansse, mida eestlane ei pruugi teadma, lihtsalt puhtalt sellepärast, et kultuurne taust on väga erinev. Ja me hakkasimegi sellega pihta, et mõtlesime, et me pakume klientidele, avasektor, erasektor, pakume nendele sellist teenust. Et kui nad vajavad vene kommunikatsiooni, vene turundust, siis me abistame, vaatame, mis on tehtud, võib-olla ei ole tehtud absoluutselt mitte midagi, siis alustame nullist, analüüsime, kes on tema sihtrühm, kas tõesti tema jaoks venekeelne auditoorium on tähtis ja kuidas ja mismoodi me saame temaga koos edasi minna. Et jah, et selline üks väike eraldi suund, millega ma igapäevatöös tegelesin. Ja ilmselt ka praegu pead sa seda oluliseks, et turundada siis ikkagi eraldi ka Eestis elavatele vene keelt kõnelevatele inimestele? No, tegelikult jah, vaadake, meil on Eestis 1 300 000 inimest. Ja statistika ütleb, et keskmiselt 330 000 nendest on need inimesed, kes ütlevad, et nende emakeeleks on vene keel. Need inimesed võivad vabalt suhelda eesti, vene, inglise keeles, aga kui toimub küsitlus või eesti ees, nad on märginud, et nende emakeeleks on vene keel. Ja arvestades seda, et nad võivad vabalt tõesti, neil võib olla B2, C1 tase vabalt, aga alati inimese psühholoogia töötabki nii, et ta tahab saada infot, kommunikatsiooni, turundust oma emakeeles, sest eriti kui on väga palju mingeid nüansse, millest on vaja aru saada ja peab olema kindel arusaam, millest siis reklaamandja või riik või ettevõte tahab rääkida. Ja meil on olemas tõesti sellised piirkonnad nagu Ida-Virumaa, kus eesti keelt räägitakse kordades vähem kui mujal Eestis. Aga see tähendabki seda, et me peame seda vene turundust tegema nii, et seal elav inimene saaks aru, mis toimub meie riigis, kuidas me saame läbi turunduse, läbi kommunikatsiooni, läbi kultuuri mulle väga ei meeldi sõna integreerida. Integratsioon, see on niisugune sõna nagu me pushiks kedagi kogu aeg kuskile, aga et ta olekski loomulik osa
meie ühisest Eestist, et toimuks selline adekvaatne lõimumine, et ei toimuks sellist peale pressimist, sest mida rohkem sa pressid inimest, see on puhas psühholoogia, siin ei ole mingit pistmist keele või kultuuriga, lihtsalt puhas psühholoogia, et mida rohkem me pressime, seda rohkem tuleb seda vastupanu. Ja ma arvan, et mida rohkem tähelepanu, et see ei tähenda, et iga ettevõtja peab tänasest koheselt jooksma ja tegema siis Vene turundust, aga lihtsalt vaadata ja kaaluda, kas see Vene turundus võiks olla osa tema mingist eelarvest või tema strateegiast või plaanist ja nii edasi. Nii et jah. Ja sa tõid väga hästi välja siis selle Eesti rahvaarvu ja võibki ilmselt rääkida siis ütleme asukohapõhiselt, et Ida-Virumaa ja Tallinn. Et kuna ju Tallinna elanikest ligi 50% on tegelikult siis vene keelt emakeelena kõnelevad. Ja natukene võib-olla taustainfot ka siia juurde, et kuidas mul tekkis mõte siis just sellel teemal turundustaskus saade lindistada, on see, et me siin majanduskoolis ise oleme natukene kimpus sellega, et kuidas siis turundada siis Ida-Virumaa elanikkonnale, et meie ja ka paljud teised kutsekoolid ja kõrgkoolid on saanud Euroopa Sotsiaalfondi toetusel siis teatud sellised koolitused, mida läbi viia ja päris suur maht on siis just Ida-Virumaal. Ja keeruline on nendeni jõuda. Ja sattusin siin hiljuti vestlema ka ühe kõrgkooli turundusjuhiga, et kuidas teil läheb siis selle ESF koolituste turundamisega ja tema ütles, et väga hästi läheb, et kõik on täis. Ja siis ma olin väga üllatunud, et et mis te siis tegite? Ja tema tegelikult ütleski, et nad tegid venekeelset reklaami, siis minu meelest mingis raadiokanalis ja ka ühe venekeelse YouTube'i klipi. Et kuidagi selline hea näide, et meie nagu sinna nii praegu ei läinud, on ju, et püüdsime siis ikkagi eestikeelsete sõnumitega jõuda siis selle sihtgrupini. Et selles mõttes see on oluline, et on jah teatud valdkonnad, kus sa ikkagi, kui sa tahad seda sihtrühma selleni jõuda, et siis sa pead kuidagi nende keeles ka rääkima. Absoluutselt. Aga võib-olla konteksti natukene, et miks see siis praegult niimoodi on, et mida sina turundajana arvad sellest, et miks siis nüüd ütleme, et viimased ligikaudu 4 aastat on olnud tegelikult siis venekeelsele Eestis elavatele inimestele see turundamine pigem nagu piiratud või seda tehakse väga vähe, et mis need põhjused seal taga võivad olla? Jah, me kõik teame, mis juhtus 24. veebruaril 2022 ja sellel on väga tugev mõju mitte ainult Eestis, vaid üleüldse maailmas. Ja muidugi koheselt sai kannatada ka kohalik meedia, ütleme niimoodi, et kohe aastal 2022 pandi lukku PBK ehk see Pervõi Baltiiski kanal, mis oli väga populaarne inimeste hulgas ja inimesed vaatasid sealt uudiseid, mis toodeti Lätis. Ehk siis nad olid venekeelsed uudised, aga ajakirjanikud olid Eestist ja lihtsalt programme production oli Riias. Ja selle saate reitingud Novosti Estonia oli väga kõrge, sest seal räägiti nii majandusest kui ka üldiselt poliitikast, sotsiaalsetest küsimustest, tõsteti väga palju erinevaid teemasid. Jah, muidugi suur osa sellest kavast seal olid Venemaa saated, mis olid valmistatud Venemaal ja siis meie valitsus võttis vastu siis seaduse, et need telekanalid, PBK, NTV, need 3 põhilist kanalit, PBK, NTV ja RTR pannakse lukku, hiljem lisandus sinna veel hunnik kanaleid. Ja muidugi, ma ei räägi praegu hetkel poliitilistest asjadest, mina räägin ainult turundusliku inimese vaatenurgast. Et muidugi koheselt kadus ettevõtete jaoks võimalus teha reklaami.
ja siis teha reklaami Eestis elavale vene keelt kõnelevale inimesele. Ja siis inimestel kadus infoallikas. Selles suhtes väga suurt tööd on teinud ETV, kogu ERR, et ETV Plus oma saatega, hommikusaatega Kohve Plus üritab seda infonälga kuidagi viigistada, et inimene saaks seda infot ikka kätte ja ei lülitaks lihtsalt teleka välja ja ei paneks seda kunagi rohkem käima. Tead sa selle statistikat ka praegu, et paljud siis Eesti vene keelt kõnelevad inimesed seda jälgivad? Ma tean, et alates aastast 2022 kuskil kogu aeg on mõne protsendi võrra ETV Plussi vaatajaskond suurenenud. Et otse loomulikult, et sul kaob, eriti see puudutab muidugi vanemat põlvkonda, nende jaoks on telekas suur osa nende elust, et see töötab kogu aeg, kas või lihtsalt taustaks või sul on mingi konkreetne saade, mida sa tahad vaadata. Ja siis muidugi, siis kui see kadus ära ja reklaamiandjatel olidki käed sidutud, et nad ei teadnud, et okei, mida me siis nüüd teeme. Meil ei ole telekat, aga okei, meil on jäänud raadio ja tõesti meil on olemas kõik need raadiojaamad, Superraadio, Sky Raadio, Raadio Maximum, et nemad töötavad vene keeles, seal on infot, seal on uudiseid, seal on väga palju erinevaid turunduse ja reklaami võimalusi, et selles suhtes raadio peaaegu et kannatada ei saanud. Siis meil on paberkandjal ajalehed, veel siiamaani alles, Tallinnas on MK Estonia, Tallinnas ja Eestis. Ida-Virumaal on neid väljaandeid rohkem, et see on niisugune vanamoodne kanal, aga see siiamaani veel töötab. Ja üks väljaanne just aasta lõpus vahetas omanikku, et ma vaatan, et kuidas nüüd uus omanik sellega hakkama saab ja suurt tööd teevad ka blogijad. Ehk siis vene keelt kõnelevad blogijad on nüüd muutumas populaarsemaks ja ma näen, et paljud ettevõtted kasutavadki sotsiaalmeediat koos blogijatega, et oma toodet või teenust promoda. Et selles suhtes üks kanal võib-olla läks kinni, aga siis areneb teine kanal. Et ma ei saa öelda, et muidugi, et vene turundus suri ära, seda ei juhtunud. Ta sai kannatada ja siis muidugi paljud ettevõtted nüüd mõtlevad, et ma pigem võib-olla ei tee vene turundust, sest igaühel on omad arvamused selle kohta, miks ma ei tee, omad poliitilised arvamused, omad lihtsalt erinev vaatenurk. Ilmselt seal on ju ka ressursipuudus võib-olla, et lihtsalt, et ei ole võib-olla seda teadmist või ei ole võib-olla siis ka seda eraldi eelarvet, et nüüd osta sisse siis teadmine, et keegi aitaks teha seda. See oligi alati seal on mitu põhjust olnud alati, et miks seda vene turundust ei tehta. Punkt 1, meil pole raha. Ja tavaliselt ongi nii, et muidugi, ütleme, meil on 100 000 eurot eelarvet pooleks aastaks näiteks. Meie meediameeskond jagab seda meediat eelarvet ja siis muidugi vaadatakse eeskätt eesti keelt kõnelevale auditooriumile, mis on täiesti arusaadav ja loogiline. Ja siis, kui mingi summa jääb alles, ma ei tea, kas sellest 5%, siis ikka mõeldakse, et võib-olla me peaksime ikka midagi tegema ka vene keelt kõnelevale auditooriumile. Ja tihti selgubki, et see eelarve on liiga väike, et kedagi kõnetada. Ja siis nad mõtlevad, et okei,
kuna eelarve on nii väike, ärme siis seda üldse kuluta, paneme lihtsalt, ostame veel midagi eestlastele ja ei süvene lihtsalt sinna, ei lähegi sinna Vene turundusse. Teine küsimus on see, et puudub pädev inimene, pädev isik, kes võiks sellega tegeleda, sest ma olen märganud, et suured ettevõtted, kes kasutavad reklaamiagentuuri teenuseid, on tulnud välja, ma ei tea, on mingi bänner Delfis, mis maksab nädalas mitu tuhat eurot kliendile ja seal on 2 või 3 grammatilist viga sees. Millele see viitab? Klient ei süvenenud, kliendil on reklaamiagentuur, kes selle eest vastutab. Järelikult reklaamiagentuuris polnud seda inimest, õiget inimest õiges kohas õigel hetkel, et seda üle kontrollida. Kujundaja, kes tegi seda bännerit, ei valda vene keelt, talle anti tekst, talle anti sisend, palun, tehtud. Ja siis see projektijuht, kes seal uudisteportaalis istub, tema tavaliselt seda ka ei kontrolli, tal on käed-jalad tööd täis tavaliselt. Bänner saabus õigeaegselt, mis on kõige tähtsam? On õiges mõõdus, on õiges formaadis, sobib, paneme töös. Sa räägid praegu siis venekeelse Delfi bännerist näiteks? Näiteks, jah, Delfi Postimees, et ja üleüldse näiteks metareklaamid, et metareklaamides on olnud ka neid vigu. Ja järelikult tõesti ei ole seda inimest olnud mitte ühelgi etapil, kes võiks seda üle kontrollida ja üle vaadata, et oi, poisid, vaadake, siin on apsakas, siin on näpukas. Sellisel viisil me seda eetrisse panna ei saa ja ei tohi. Aga mis sa turundajana arvad, et mis mulje see siis jätab, et et tegelikult ju neid apsakaid ma näen ka eesti keeles päris palju, mis on lihtsalt kas kiirustamise tagajärg või ma ei tea, ei osatagi võib-olla õigesti kirjutada midagi, et ma arvan, et ja ma olen küsinud vene inimeste käest, et vaata, ma näitan sulle reklaami, sa näed siin, et siin on 2 grammaatilist viga, mis emotsioonid sul tekivad? Ja enamus inimesi vastaski, et kuule, kui nad teevad vigu reklaamis, mis teenust nad mulle pakuvad? Kui nad ei saa reklaamiga hakkama? Kas nad, kuivõrd hea on nende teenus? Kuivõrd hea on nende toode? Kuivõrd hea on nende järelteenindus? Et ma ei ole kindel. Samas, ma ikka kasutan võib-olla nende teenuseid, aga mulje ikka jääb, et kuidas siis nii, et selle bänneri taga on ju 3-4 silmapaari, et kuidas nii, et mitte ükski inimene ei pööranud tähelepanu, et miks see üldse nagu eetrisse läheb, see tikub ju lõppkokkuvõttes imagot. Ja ma ütlesingi, et paraku nii on, et tööd on palju, bännereid tuleb väga palju ja sa lihtsalt ei jõua, okei. Aga sul võiks olla kas või, ma ei tea, outsource'i peal üks inimene, kes vaatab selle bänku üle. See ei võta palju aega. Jah, eks siis inimese puudumine, eelarve ja siis võib-olla 3. punkt on see, et ei tahetagi selle, sest nad ei näe venekeelses auditooriumis enda klienti, oma klientuuri. Ja siis, kui seletad, et aga oodake, te ju tegelete selle toote või teenuse müügiga. Ja see on veidi kallim kui keskmiselt turul, aga miks te arvate, et vene keelt kõnelev klient ei ole teie klient? Te pole seda teinudki veel. Ja paljud hakkavadki mõtlema, et tõesti, me pole midagi kunagi ju teinud, et me ei keskendunud sellele. Aga oskad sa enda siis pikaajalisele kogemusele tuginedes välja tuua mõned valdkonnad, et kas on mõni valdkond selline või mingi tootekategooria, mis siis kuidagi võiks olla rohkem venekeelsele kliendile suunatud? Ma võin öelda, et on 2 valdkonda, mis juba on väga hästi suunatud venekeelsele auditooriumile. Eeskätt see on telekommunikatsioon ja teiseks pangandus. Telekommunikatsioon on niisugune valdkond, kus kliendid migreeruvad
alati kogu aeg ühest ettevõttest teise, ega meil neid väga palju ei olegi. Ja nad tahavad hoida seda klienti, kes on eestlane, kes on venelane, kes on ukrainlane, sest iga klient toob raha ja neid kliente on sadu tuhandeid tegelikult. Ja muidugi nende jaoks on see venekeelne turundus suur osa. Kui me räägime mingist ettevõttest, siis nende portfellist vene keelt kõnelev klient võib moodustada päris korraliku protsendiarvu, mis toob raha sisse. Ja nad mõistavad seda, mis omaette nagu ei väldi seda, et mõned apsakad ikka ilmuvad. Ja ma tavaliselt olen teinud nii, et kui ma näen, et kütuseettevõttel, pangal või telekommunikatsiooniettevõttel on ilmunud mingi reklaam, kus on grammaatiline või stilistika viga, ma tavaliselt kohe võtan nendega ühendust, sest kui ma seda ei tee, siis kiiresti lendab meediapärlide grupi postitusena üles ja sellest räägitakse veel ma ei tea, 1,5 nädalat, et ai. Ja seda ju kasutavad konkurendid hiljem ka. Et aha, neil läks midagi valesti, neil ei ole hetkel inimest või ühesõnaga, meie oma kliendiga nii ei käituks. Meie ikka austame meie kliente ja jälgime, et meie reklaamid, mis ilmuvad välja, oleksid korrektsed, oleksid ilusad, oleksid õige kirjakeelega, et seal ei oleks grammaatilisi vigu. Ja siis mulle meeldib, mida teeb Päästeamet tegelikult. Et see on riigi tähendusega asutus ja nad alati toovad esile, et kallid inimesed, kui te plaanite ületada raudtee ülekäiku, kõrvaklapid peast maha, punkt. Seda tehakse vene keeles. Kui sa oled napsutanud, palun ära mine vette või tuppuda, punkt 2. Palun iga kuu tagant kontrolli oma suitsu ja vingugaasi andurit, et kõik oleks korrektne. Kui ei ole korrektne, siis vaheta patarei, vaheta andur. Et mulle meeldib, mida nad teevad ja kuidas nad seda teevad, et nad on järjepidevad selles ja sa ei saa, ma ei tea, isegi Ida-Virumaa elanikuna öelda, et kui tuleb inspektor ja tahab kontrollida seda suitsuandurit, siis see Valentina ei saa öelda, et ta ei saanud sõnumist aru, sest sellest kirjutatakse, sellest räägitakse. Ja ma usun, et sellised kriitilised kohad, kriitilised valdkonnad peavad olema ka arusaadavad nendele inimestele, kelle eesti keele tase võib-olla hetkel ei ole veel nii hea. Sest 3 aastat järjest, aastast 2022 kuni 2024, ma olin Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ametlik tõlkepartner. Jaha. Ja kõik pressiteated, kõik sõnumid, kõik pöördumised, mis saabusid vene keeles, mina abistasin nende tõlkimise ja adapteerimisega. Ja mis on väga tähtis minu arvates on see, et kui näiteks selgub, et Eesti turule tuli baby doll nukk, kellel kukuvad peast juuksed välja ja need juuksed ma ei tea, on kaetud mingi polüvinoolhlorüüd, ükskõik mis ainega, mis on lapsele ohtlikud ja TTJA on sellest kursis, siis me teemegi sellest pressiteate, me kirjutame sellest nii eesti kui ka vene keeles ja jagame seda infot Facebookis, kodulehel, igal pool, et inimesed teaksid, et seda baby doll nukku, kui sa ostsid juba selle, siis kiiresti, koheselt lõpeta selle kasutamine ja siis tee need sammud, tagasta see nukk või siis võtta ühendust TTJA-ga, sest see on sinu lapsele ohtlik. Ja ma arvan, et need sõnumid peavadki jätkuvalt tulema, sest see ei ole lihtsalt
ei ole reklaam. Aga mõtlen, et kuidas nüüd siis ikkagi need AI tööriistad on seda kõike mõjutanud, et kas sa tead või mis on see sinu arvamus, et kas tänapäeval saab juba lihtsasti, et ChatGPT näiteks tõlgib mulle ära selle pressiteate ja saadan selle välja ja mul ei olegi seda eraldi inimest tarvis? No ütleme niimoodi, et AI areneb. Selles ei ole mingit küsimustki. Kui me võtame ja võrdleme Google Translate'i, mis oli ka aastal 2015 ja praegu maa ja kuu. Minu isiklik arvamus, kui me räägime tekstidest, sa võid kasutada chati, sa võid kasutada ükskõik mis AI baasil tõlkjat, see lihtsustab sinu tööd. Kui sulle tuleb, ma ei tea, 7000 tähemärgiga mingi uudis ja sa pead seda kiiresti ära tõlkima, panen seda chati, ta tõlgib mulle ära. Aga kuna ma valdan seda keelt keelekandja tasemel, siis ma näen neid vigu, kirjutan selle lause või terve osa ümber, et see oleks aru saada. Sest tihti ongi nii, et inimene keelt ei valda või valdab nii, et no, ma ise tõlkida seda ei saa, aga kui chat mulle seda tõlgib, siis ma võib-olla enamasti, kolm sõna lausest ma saan aru, mis on lauses sees. Vist enam-vähem ongi see, mida ma meeles pidasin. Aga kuna ma olen tõlkinud hästi palju erinevaid pressiteateid ja sõnumeid, siis ma panengi seda, kasutan AI tööriista ja siis istungi ja kirjutan mõned laused tõesti ümber, sest see, mida ta kirjutab, see ei vasta tõele, et võib-olla ta ei saa, tema language profiil ei saa sellest veel aru, mida konkreetselt see inimene tahtis öelda. Seega võib kasutada, AI areneb, aga ütleme niimoodi, et kui ma hollandi keelt ei valda ja panen seda sinna chati ja loodan ja usun, et see on okei, ja see ei ole lihtsalt sinu kirjavahetus sinu sõbrannaga, kes elab Eindhovenis, vaid ametlik tekst, mis läheb välja, mida näevad inimesed, siis kindlasti kasuta inimest, kes võiks seda vähemalt läbi lugeda ja toimetaja rollis siis? Ja toimetada. Aga on sulle endale meelde jäänud või silma jäänud mõni selline markantne näide siis selle kohta, et kuidas mõni tõlkimisviga või mõni viga siis venekeelses turunduses on päris nagu palju maksma läinud? Ja ma alati toon ühe näite, mis on pärit aastast 2021 ja juhtus meie naabritel Lätis. Läti riik tellis lätikeelse ja venekeelse kampaania, sest Lätis elab päris suur hulk vene keelt kõnelevaid inimesi ka. Ja nad kasutasid kampaania näona endise Läti jalgpallikoondise mängijat. Siis, kui see kampaania läks laivi, see meesterahvas oli kuskil 38-39 aastat vana. See on tähtis. Ja sõnumis oli kirjas, ma vaktsineerin sellepärast, et ma tahan kohtuda oma vana-vanaemaga ja vana-vanaisaga. Lihtne matemaatika näitab, et okei, sa oled 40 aastat vana. Oletame, et kõik naised sünnitasid 20-aastasena. Ehk siis su ema on praegu 60-ne, su vanaema on 80-ne ja su vana-vanaema on 100 aastat vana. Ma ei ole researchi teinud, aga on aru saada, et ilmselt tema vana-vanaema on kahjuks vikerkaarel juba. Ja see oli siis viga, et tegelikult originaalis pidi see sõnum Originaalis pidi olema vanaema juures. Aha. Ja siis oleks loogiline. Aga ta ütles, seal oli kirjas vana-vanaema ja vana-vanaisa. Ja muidugi vene keelt kõnelevad inimesed seal Lätis ütlesid, et selleks on see vaktsiin loodudki, et me teeks selle süsti ära ja kiiresti sureks. Ja riik vaatab sellele tagasisidele vastu, et mis mõttes see ei ole see sõnum, see on vale. Me tahame, efekt pidi olema ju absoluutselt teine. Ja see agentuur tegi
parandas selle teksti ära. Ja see oli ikkagi juba välja läinud igale poole, siis selle veaga... Ja just, et see ilmus ja see oli bussides, trammides, see oli outdooris, igal pool. Ilmselt läks suhteliselt viraalseks sotsiaalmeedias. Ja siis riik vaatab selle peale, et mis mõttes nagu, kuidas see juhtus ja miks see juhtus. Kiiresti parandasid selle reklaami ära. Ja ma vaktsineerin selleks, et kohtuda vanaemaga nüüd, aga oli kirjas, ma vaktsineerin selleks, et ma minen, lähen, tulen. Et nagu 3 tegusõna on koos kõrvuti, et ma pidi olema, et ma vaktsineerin selleks, et minna vanaema juurde ja oli siis, et vaktsineerin selleks, et lähen, minen, tulen. Ja inimesed hakkasid naerma, et oijo, te ei saa nii lihtsa asjaga hakkama, kuidas nii, miks nii? Ja ma tean, et oli päris korralik skandaal, sest see kampaania ju maksab raha ja selle eest maksab maksumaksja. Ja ma tean, et neile tehti trahvi päris... Sellele agentuurile ja tuli mingi korralik trahv. Sest ühest küljest see oli naljakas, aga inimesed kõik hakkasid nagu reageerima valusalt, et kuulge, mida te teete? Te kulutate tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid eurosid selleks, et näidata mingit täielikku jama. See nii ei tööta. Ja see näitab ju teie suhtumist, et see rikub ju imagot, et see ei olnud eesmärk. Miks lätikeelne reklaam on ilus ja korrektne ja miks venekeelne on nii paigast ära, miks nii käest ära on läinud. Et see on, ma ütleks, selline riiklikul tasemel siukene suur apsakas. Eestis ma nii suuri vigasid näinud ei ole, küll aga need päisebännerid portaalides, mis maksavad päris korraliku summa, et seal olid vead küll ja grammaatiliselt, stilistilised, et neid on olnud. Kas võib küsida, et palju siis näiteks ütleme, et kui ma olen turundusinimene ja tahan ikkagi olla kindel, et mu see bännerreklaam näiteks vene keeles kõlab hästi ja pöördun sinu poole, et kui sa lihtsalt selle toimetaja pilguga vaataksid üle ja kinnitad või pead seal midagi väikest parandama, mis hind siis oleks sellisele teenusele? Väga hea küsimus, see sõltub kliendist, see sõltub mahust. Tavaliselt see väga palju aega ei võta, kui me räägime mingist bännerist. Mul on olnud kliente, kes saadavad mulle 5-6 bännerit. Nad teevad kõike ise, aga lihtsalt double check, et ta ütleb, et mul on meeskonnas vene keelt kõnelev inimene olemas, aga ta ei ole turundaja. Et tihti probleemiks oli see, et seda teksti on vaja teha turunduslikuks, et see oleks müüv tekst, et see oleks põnev tekst, et see oleks magus tekst. Ma toon ühe näite, on olnud üks selline, ma ei tea, kas ta eksisteerib praegu või mitte, jalatsite pood suurtele meestele. Et seal jala suurus, need kingad ja jalatsid, mis seal müüdi, algasid suurusest 47 minu meelest. Ja kuna mul endal on jala suurus 46, mul oli väga põnev, et mis sellest nagu edasi saab. Pöördus klient ütles, et mul on Eesti klientuuriga kõik tipp-topp, suured mehed käivad, ostavad, aga ma tean, et on väga palju ka vene keelt kõnelevaid mehi, kes on tõesti reaalselt mures, sest ta ei leia, tal on, ma ei tea, jala suurus 49, 40, 50, ta ei leia lihtsalt kauplusest seda. Ja paljud tellivadki, tellimuse järgi teevad endale jalatsid, mis on väga korralik summa. Et äkki me mõtleme midagi välja. Ja tol hetkel tal oli Baruto kampaania näoks. Ma ütlesin, väga tore, eestlased teavad, kes on Baruto. Ütles, et teeme siis äkki selle Barutoga ka vene inimestele kampaaniat. Ma ütlesin, et oled sa kindel, et
vene keelt kõnelevad inimesed teavad, kes Baruto on. Samas Baruto vist pidi olema maailmas ikka üks nagu maailma mõttes üks tuntumaid eestlasi. Jaa, just. Vähemalt mingid aastad tagasi. Jaa, aga kuna see oli 7-8 aastat tagasi, siis ma ütlesin, et kuule, aga äkki me teeme siukse liigutuse ja teeme Facebookis kampaania, kus me näitame 3 kangelast. Aljoša Popovitš, Dobrõnja Nikitiš ja Ilja Muromets. Neid teavad kõik vene keelt kõnelevad mehed ja lapsed ja naised. See on Venemaa eepos, vene eeposest, nagu meil Kalevipoeg. Siis vene eeposes on olnud Ilja Muromets. Nad on siis näiteks nagu Suur Tõll ja Reiger ja siuksed. Just, ja. Ja me tegimegi siukse kujunduse, et kui su jalg on sama suur kui Ilja Murometsel, siis sa tead, kust seda osta. See vähemalt oli midagi muud, midagi kastist välja, midagi, mis võib-olla eestikeelne agentuur ei pakuks välja. Jah, sa pead seda kultuuri sa pead lihtsalt teadma. Sa pead seda teadma. Kui sa ei tea, siis sa ei saa seda teha. Nii et jah, oli edukas sellise? Ta ütles, et jah, vene keelt kõnelevaid mehi tuli juurde, võib-olla mitte nii palju, kui ta tahtis, aga võib-olla ma natuke pressisin üle, et see oli võib-olla liiga kreatiivne, paljud võib-olla ei saanud asjast aru. Aga see oli siis nagu lihtsalt joonistatud kuidagi või? See oli võetud visuaal ja kujundaja tegi seda ütleme niimoodi, adapteeris, tegi ta selle kujunduse kaasaegsemaks. Ja siis seal kivi peal oli kirjas, et ma ei mäleta, kas seal oli midagi sellist, et kui sul on probleeme, muresid jalatsid otsimisega ja sa oled suur mees, siis kõik jalatsid alates suurusest 47 leiad sellises kaupluses. Tihti ongi nii, et sa teed midagi uhket ja sulle tundub, et vau, see on väga tore idee, kihvt idee, aga võib-olla klient ei reageeri niivõrd hästi, kui sina seda ootad. Aga see oli niisugune, vähemalt ma proovisin midagi kastist välja ja midagi, mis tõesti on väga erinev, sest mul on olnud kliente, kes tulevad, tal on, ma ei tea, mingi niisugune toode ja ta tahab seda reklaamida läbi Saaremaa ja Hiiumaa konflikti vene keelt kõnelevatele inimestele. Ma ütlesin, et hea inimene, sa pead mulle andma 200,000 eurot. Anna mulle aasta aega. Ma pean informeerima ja siis rääkima. Enne kurssi viima, et isegi Tallinnas elav inimene ei pruugi teadma, et seal on mingi omavaheline konflikt Saaremaa ja Hiiumaa vahel. Ma ütlesin, et ärme seda teed mine, sest sa kulutad hästi palju raha ja see ei too sulle mitte midagi. Samas muidugi ma olen kindel, et mida rohkem me teeme sellist kultuurset turundust, seda rohkem huvi võib tekkida. Sest mul on näiteks tuttavaid, kes käivad 24. veebruaril lipu heiskamisel ja nad teavad, et 7.32 on see tavaliselt päiksetõus ja ongi ootavad, kuidas päike saabub ja siis hakkavadki tähistama. 10-15 aastat tagasi seda ei olnud, et enamasti see oli vene keelt kõnelevate inimeste jaoks lihtsalt vaba päev, et keegi midagi ette ei valmistanud, lauda polnud, kiluvõid keegi ei söönud. Aga et ikkagi siis kuidagi midagi tehti õigesti niimoodi, et Eestis elavad venelased oskavad ka tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva? Jaa, muidugi, sest arendatakse näiteks siseturismi väga palju. Ma olin isegi 5 aastat tagasi, abistasin Tartut, me tegime kampaaniat Visit Tartu.
et see sisemine turism areneks, et inimesed teaksid, et Tartus on väga head toidukohad, väga head vaatamisväärsused, et on teaduskeskus, et Pärnus võib mitte ainult rannas käia ja Visit Peipsi, see ei tähenda ainult seda, et sa tuled sinna ja ostad sibulat, vaid sa süvened süvened ja tahad rohkem aru saada, kuidas see kultuur töötab, mida see ennast välja kujutab ja nii edasi, et see on väga põnev tegelikult ja ma usun, et turundusel ja korrektsel kommunikatsioonil on võim muuta meie ühiskond veelgi tugevamaks ja mulle väga meeldib, et näiteks mullu juunis toimunud laulupidu, et sellest rääkisid nii eestlased kui ka venelased ja venelased käisid seal ka. Aga kas seda turundust tehti siis vene keeles ka? Natuke vist oli ja ma ei tea ühtegi inimest, kes vene keelt kõnelevat inimest, vähemalt nende hulgas, kellega mina suhtlen, et keegi ei teaks, et tuleb laulupidu. Kõik teadsid, kõik olid kursis, mõned läksid kohale, paljud vaatasid telekast, et vau, et nii uhke tõesti ja nii suur üritus, vaatamata vihmale, tormile, sellele ilmale, mis seal oli, et mõned läksid, mõned vaatasid, ma ise huvi pärast, ma ei läinud sinna otseselt lauluväljakule, aga ma sõitsin paar korda läbi ja vaatasin, et oi, nii palju busse ja nii palju rahvast. Et see kõik aitab suuremal või väiksemal määral jõuda sinna, kuhu me tahame jõuda, sest reaalsus on selline, et me ju kõik tahame, et inimesed teaksid rohkem, mis on mardipäeva taust, mis on kadripäeva taust. Siin ma ütleks, et Eesti lapsedki ei tea, tähistavad rõõmsalt Halloweeni ja see mardipäev ei ole üldse enam kuna oluline. See lääne mõju on niivõrd tugev, et Halloweeni tähistatakse kordades rohkem kui... Kes Eestis elavad vene rahvusest inimesed tähistavad ka Halloweeni? Ja 10 või 15 aastat tagasi, Halloween, mis seal ikka praegu ei, nad teevad kostüüme, nad teevad erinevad näomaalinguid ja käivad ringi ja trick or treat, et see näitab seda, et on võimalik luua mingi traditsioon. Ometi keegi ei ole ju, ütleme, et algupäraselt seda Halloweeni ei eesti keeles ega vene keeles meile turundanud, aga ikkagi me oleme selle kuidagi nendest Ameerika filmidest pigem nagu üle võtnud. Ja jällegi, kui me räägime sellest nendest erinevustest, et kuidas saab eestlasele turundada ja vene inimesele turundada, siis ma toon paar näidet, et vanem põlvkond tähistab just täna, 7. jaanuaril jõule. Et täna on õige usu kalendri järgi on jõulud. Kas vene keelt kõnelevad inimesed teevad jõuludel kingitusi? Ei tee. Nüüd lähme natuke tagasi, kas vene keelt kõnelevad inimesed tähistavad Eesti jõule? Vanem põlvkond mitte, nooremad, kuna nad on aktiivselt, ütleme, vanuses 20-45, kuna nad töötavad eestikeelsetes kollektiivides, kuna nad suhtlevad väga palju eesti keelt kõnelevate inimestega ja siis sellest ongi saanud juba traditsioon, et nad võivadki tähistada jõule detsembri lõpus ja siis oma perega, oma vanematega tähistada jõule 6.-7. jaanuaril. Kas nad teevad kingitusi, noorem põlvkond, kas nad teevad kingitusi jõuludel? Mõned juba teevad, mõned ikka veel ei tee.
aga ilmselt mõjuks ikkagi kentsakalt, kui oleks siin jõuluajal teinud venekeelset turundust, et osta jõulukingiks see või see või? No vaata, vene keelt kõnelevad inimesed teevad kingitusi uueks aastaks. Et nende jaoks on, vot see on see tähtis päev. Kui eestlase... 31. detsember. Ja, et uus aasta, et see jälle on niisugune traditsioon, sest kuidas näeb välja eestlase uue aasta tähistamine? No, paar šampust ja lähme sööki natuke, lähme Vabaduse väljakule, vaatame seda ilushow'd või ilutulestikku ja lähme klubisse. Ma ei tea, kella 2, kella 3 öösel natuke pidutseme ja ongi nagu kõik. Vene keelt kõnelev inimene hakkab ette valmistuma 3, 4, 5 päeva enne, sest kutsutakse kohale sõbrad, tuleb kokku perekond, sest see on niisugune perekondlik suur pidu ja vot seal jagatakse kingitusi, seal on pikk suur laud, seal on 15 erinevat salatit, seal on praad ja mitte ükski inimene ei tohi uue aasta lauast ära minna enne, kui ta on 15 kilo salatit ära söönud. Et see on traditsioon. Ja kui sa tead nendest nippidest, siis võib-olla sa oskadki natuke kuidagi midagi uut, midagi värskemat pakkuda. Sest ütleme niimoodi, ja on neid, kes teevad kingitusi detsembris ja võib-olla on ka neid, kindlasti on neid, kes üldse ei tähista mitte ühtegi jõulu ega detsembris ega jaanuaris. Aga hea on, kui sa tead, et šampanja ja siis soovitakse palju edu uuel aastal, et kõik mured, kõik probleemid jäävad siis vana aasta õhtu lõppu ja siis me siseneme siis uude aastasse uue tervisega, uue emotsiooniga ja nii edasi. Et neid erinevusi on ja kui sa nendest tead, siis... Oskad sa välja tuua veel, et võib-olla mõned niisugused käitumuslikud või tarbimise osas mingid erinevused siis nii Eestis olevate eestlaste ja venelaste vahel? Näiteks väga põnev asi on teietamine. Minu jaoks on alati raske, sest ma alati teietan inimesi. See on mulle öeldi, et kui ma olin nii pisike, et ükskõik kellega, aga sa teietad. On ta, kui ta on sinu vanune, võib-olla ja kui sa tead teda, siis sa võid sinatada. Kui inimene on sinust vanem, sa raudselt teietad. Eesti kultuuris seda nii rangelt ei jälgita. Ja kui me teeme mingeid reklaame, siis ja eriti me teeme seda laiale auditooriumile. Ja kui me ei tee näiteks purksi reklaami, mis raudselt läheb noorukitele, siis me pigem kasutame, pigem natuke teietame. Muidugi kõik sõltub selle reklaami stiilist ja formaadist, aga üldiselt me üritame teietada, et see on niisugune komme. Siis jällegi traditsioonid on väga tugevad, et nagu ma tõin näite selle uue aastaga, kuigi vot praegu noorem põlvkond hakkab neid traditsioone vaikselt murdma ka, et mis seal ikka, ma istun seal uue aasta lauas 5 tundi, 6 tundi, ma lähen, ma ei tea, kell 12 ma ei istu perega, vaid ma lähen sinna Vabaduse väljakule ja panen lihtsalt räigelt pidu ja kogu lugu. Väga hea näide on näiteks, kui sa lähed 8. märtsil Viru platsile, kus on kõik need lillepaviljonid ja sa näed, et seal seisab järjekorras mingi 50-100 meest. Ma arvan, ma pole uurinud seda, aga ma arvan, et enamus nendest on vene mehed, sest jälle ta peab ostma lille naisele, emale, tütrele, õele ja siis, kui ta läheb veel tööle, kui tal tööl on veel naised, siis ta peab kindlasti kinkima naistele lilli. Eesti mehed teevad seda ka, aga nad
võtavad seda natuke rahulikumalt, et kui et kingitakse ainult naisele. no Emale võib-olla ka. ja siis nemad on rahulikumad ja kui sa oled lille müüa, siis sa tead, et kassad teevad ikka, võib-olla natuke rohkemat kassad teevad siis vene keelt kõnelevad mehed, sest nende jaoks on oi, nii, ma pean emale, vanaemale, nii, mul on seal kolleeg naisterahvas ja veel üks kolleeg naisterahvas ja ma pean igaühele kas või 3 lillekest aga kinkima. Aga millest see tuleb, et nad niimoodi mõtlevad? Jällegi traditsioon, et lihtsalt seda on maast madalast õpetud. Nende isad on nii teinud, nende vanaisad on nii teinud. Et siukene lihtsalt komme, et see on naistepäev ja nagu öeldakse, et naistepäeval on mehed vait ja kõik naiste soovid peavad olema teostatud ja nii edasi. Et siukene väike nüanss. Et võib-olla on veel ka see, et tavaliselt eestlastel on veidi rohkem raha ja nendele võib proovida müüa natuke midagi kallimat, mingeid kallimaid asju. Aga ma jällegi näen, et see traditsioon, et reedel või laupäeval üritavad inimesed välja minna, kas või on see resto või kohvik või baar või ma ei tea, piljard, bowling, sest vanasti see väga kombeks ei olnud, et vene mees läheb pigem sauna ja et mis ma seal restoranis teen. Aga jah, et need traditsioonid muutuvad, mingid asjad hakkavad eesti ja vene keelt kõnelevatel inimestel ma ütleks, et ühinema, aga sarnasusi on aina rohkem. Et emadepäev on näiteks muutunud hästi tähtsaks päevaks nii eestlaste kui ka vene keelt kõnelevate inimeste puhul, et ma ei mäleta, et 15 aastat tagasi oleks see nii, et oi, emadepäev, nii ma pean seal ära käima, vanaema on mul, ma pean talle lille kinkima, et selles suhtes on see väga tähtis nüüd mõlema rahvuse jaoks. Nii et erinevusi on ja mida rohkem sa nagu lihtsalt pilguga vaatad, kes mida teeb, see annab sulle aru, sa saad lihtsamini aru, et okei, seda võiks kasutada, et tõesti vene keelt kõnelev mees läheb ja ostab kohe hommikul kell 8 terve pagasniku lille, sest tal on väga palju naisi, keda on vaja tervitada ja lille kinkida, siis ja ma tegelen lilleäriga, siis okei, see on väike punkt, millest ma nüüd olen kursis ja mida ma võin arvestada. Aga räägime natukene sotsiaalmeediast ka, et tõenäoliselt Eestis elavad vene keelt kõnelevad noored või ütleme siis tõesti vanuses seal 12 kuni mingi 45, kes ilmselt telekanaleid enam väga palju ei vaata, et nendeni jõuda tuleks ikkagi kasutada sotsiaalmeediat. Et oskad sa siin anda mingeid soovitusi, et kui näiteks me tahaksimegi jõuda majanduskooliga, ütleme, et meil on ju mingi koolitus, kuhu me tahaksime kutsuda ka siis Eestis elavaid venelasi, kuigi koolitus toimub eesti keeles, aga ma saan aru, et see turundus võiks siis ikkagi olla vene keeles neile. Et missuguseid sotsiaalmeediakanaleid kasutada, kas on mõni grupp selline võib-olla Facebookis, kus ma kohe niimoodi jään silma? No ütleme niimoodi, et TikTok on see koht, kus nad kõik enamasti istuvad. Isegi siuksed 40-aastased? Jaa, ma arvan, et ma ei ole teinud researchi, aga ma arvan, et 14-aastased poisid ja tüdrukud ongi kõige suurema auditooriumis seal TikTokis. Sest ma näen
kuidas TikTok Tammsaare pargis filmivad poisid ja tüdrukud vanuses 8, 9, 10 aastat ja ma just mõtlesin, et kas see vanem põlvkond, ütleme meie põlvkond, et kas nemad on ka TikTokis siis kõige rohkem? Ma ei tea, mul pole TikToki üldse. Aha. Kuigi ma olen turundaja ja mul võiks nagu TikTok olla. Mul ka ei ole. Mul seda ei ole, sest mulle piisab sellest, et mul on YouTube'is shortsid, mul on Instagramis reelsid. Ma mõtlesin, et ei, kui ma hakkan veel neid TikTokke vaatama, siis sa istudki lihtsalt 5 tundi päevas, scrollid neid TikTokke ja see väga nagu tervislik ka ei ole. Et muidugi TikTok, siis Instagram mingil määral, siis Facebookis neil kindlasti on mingid oma grupid, kus nad arutavad, ma ei tea, mänge, ma ei tea, kas praegu Simsi mängitakse ka või mitte, aga Aga ikkagi tasuks ju teha nii, et otsida siis, ütleme, et kui ma olen Eesti turundaja ja mul on juba valmis näiteks sinu poolt kontrollitud see kujundus, aga nüüd ma ise mõtlen, et kuhu ma võiksin seda edasi jagada. Ja mõtlen, et Facebook on kindlasti see platvorm, kus siis on ka vene keelt kõnelevad Eestis elavad inimesed, et siis ma peaksin leidma mingisuguseid gruppe. Yeah. Aga tõenäoliselt ma saan seda teha nii, et ma näiteks ChatGPT abiga võtan need venekeelsed sõnad, mis ma siis copy-pastin sinna otsingusse, sest see grupi pealkiri on ju tõenäoliselt vene keeles. Tavaliselt on nii. Ja leian ta siis niimoodi ülesse ja siis see reklaam, lihtsalt ma saan seda sinna jagada, aga see siis peaks olema ka vene keeles. Jah, sa võtad ühendust, kuidas mina teen. Ma võtan ühendust administraatoriga, selle grupi adminiga, sest tavaliselt nad niisama ei luba midagi postitada, et sa pead nendega kooskõlastama, et see vastaks heale tavale ja ei oleks seal mingit kummalist sõnumit ja nii edasi, et seal ei oleks tubaka alkoholireklaami ja nii edasi. Tavaliselt nad nõuavad mõned nõuavad, mõned mitte, mingit rahalist summad selle eest või siis mingi partner teenusega. Ja siis sa pead aru saama, et kes on sinu auditoorium, sest kui me räägime sellest, et sul on mingi, ma ei tea, sul on uus autoservis või sa müüd, ma ei tea, autoõlisid, siis ma koheselt ütlen sulle, et grupp Jezduni on sinu jaoks number 1, sest seal on 204 000 inimest, seal on kontsentreeritud auditoorium ja seal on mehed, seal on naised. Mis see pealkiri tähendab? See ongi släng siukene, et sõitjad. Ma ei tea, kuidas võib öelda sõitja, autofänn, siukene släng, autohull, autokuuru siukene. Ja seal inimesed arutavadki, paluvad abi, ma jäin kinni, mul auto ei käivitu, kas keegi saaks läbi tulla, käivitada, arutatakse neid asju, mis juhtuvad igapäevaselt meie teedel, arutatakse seda, mis seadused välja ilmuvad, väga palju arutatakse automaksu teemat ja nii edasi. Ja seal on reklaami. Ja siis sa võidki proovida teha reklaami seal, et leppida kokku ja siis inimesed näevad sind, kus juures praegu on seal ka päris palju eesti keelt kõnelevaid inimesi. Et kui vanasti oli see ikka niisugune venekeelne grupp, siis ma aeg-ajalt sisenen sinna ja vaatan, et postitused täiesti eestikeelsed on juba. Et segamini siis? Et siis on segamini venekeelsed ja eestikeelsed? Jaa, ikka praegu on ta ikka pigem venekeelne grupp, aga väga rõõmsameelne on see fakt, teeb mind rõõmsaks, et kui eestlasel on midagi küsida, sest samalaadset gruppi vist ei olegi Eestis olemas, mis oleks eesti keeles ja kus inimesed arutaks igapäevaselt on, ma ei tea, 15, 20, 30 postitust, kus inimesed kogu aeg midagi arutavad. Ja inimesed saidki aru, et okei, ma proovin, ma kirjutan eesti keeles, vabandage inimesed, aga ma vene keelt ei tea,
Kuigi ilmselt seal grupis antakse andeks, et kui sa eraisikuna lihtsalt teed copy-paste chat-GPT vene keelest, et siis... Seal inimesed vabalt suhtlevad eesti keeles ja aitavad lahendada, kirjutabki, ma ei tea, Toivo, et kuulge mul selle Volvoga, ma ei saa enam hakkama. Ma ei tea, ma käisin viis servist läbi ja ei käivitu, ei sõida ja bla, bla, bla. Ja siis talle kirjutavad, no ma ei tea, 30-50 kommentaari ja antakse nõu ja siis lõppkokkuvõttes see Toivo ütlebki, et oi, suur tänu, ma nüüd sain aru, milles see kala oli. Ja kui sul on, ma ei tea, me sellisel viisil promosime kunagi AHA teaduskeskuse üritust, mida nad tegid Kiviõlis. Kiviõli on päris väike koht, aga neil oli niisugune eesmärk, et minna Tartust välja ja neil oli vist mingi robolahing ja see oli suunatud eelkõige lastele ja noorukitele ja me tegimegi nii, et ma astusin vist kõikidesse olemasolevatesse gruppidesse seal Ida-Virumaal ja neid on väga palju. Narva, Moi Gorod, Kohtla-Järve, minu lemmik linn, Jõhvi ja nii edasi. Ja tegimegi seal postitusi, et kuulge, tuleb niisugune vahva üritus, mis ei maksa väga palju, pilet ei maksa väga palju. Saate tulla lastega 2-3 tundi, robolahing, vahva üritus toimub Kiviõlis ja Ida-Virumaa inimeste jaoks sõita Sillamäelt Jõhvi või Jõhvist Narva on päris loomulik, et nende jaoks on nad on küll eraldi linnad, aga nende jaoks ei ole see suur probleem, et okei, istun autosse ja mis seal 25-30 kilti sõita. Ja me tegimegi nendes gruppides seda reklaami ja tuli päris korralik tagasiside ja inimesed tulid kohale ja ma ei tea, 50-70 piletit oli müüdud, mis oli natuke ala ootuste, aga siiski, et üritus sai tehtud. Et neid, võimalusi sotsiaalmeedias on, lihtsalt tuleb aru saada. Tuleb osata need grupid üles leida lihtsalt. Ja siin jällegi, et võidki lihtsalt proovida küsida nõu, kui sa ise ei tea ja võib-olla mina ka lambist ei ütleks, sest neid gruppe on tõesti väga palju. Kui soovita mulle 5 gruppi, kus on juttu Setomaast, mul ka läheb aega, et otsida üles ja saada aru, et kas seal on mingi elu selles grupis või mitte. Aga kas sa mõnda mõjuisikut oskad soovitada, et kelle abil sa siin varem mainisid, et venekeelsed blogid, aga võib-olla veel Instagrami kanalid, Facebooki kanalid, et keegi siis selline Eestis elavate venelaste jaoks populaarne mõjuisik? Ma väga neid nimesid võib-olla otseselt, kas nimetan neid või ei hakka, ma ei tea. Kui keegi on niisugune väga popp. Ei, on inimesi, kes on väga tugevad näiteks beauty valdkonnas. On üks blogija, kes on päris korralik toidublogija, et ta on niisugune food ja travel blogija. Ütle mõned nimed ka. Tasty in Eesti, Valeria Poltneva on tema nimi ja temal on blogi Facebookis ja ta kirjutab erinevatest toidukohtadest. Ta kirjutab sellest nii Instas kui ka Facebookis. Tal on grupp Вкусно в Эстонии и невкусно в Эстонии, ehk siis maitsev Eesti ja mitte nii väga hästi maitsev Eesti. Ja tema sisu on vene keeles kõik? Ja, et ja inimesed ostavadki sealt tema käest reklaami ja eelkõige siis see võib olla toiduettevõte või siis restoran. Ja eks neid vaikselt hakkab tulema. On päris mitu mikroinflukaid, kes teevad mingit oma väikest asja. Nendel võib-olla nii palju reklaami ei ole,
aga noh, vahest ongi lihtsam tegelikult nendega koostööd alustada, et kes on niisugused väiksemad. Nad ei nõua võib-olla nii palju raha veel ja nad on paindlikud ja saab ühte ja teist ja kolmandat nendega proovida ja pakkuda ja siis sa võid proovida kuidagi seda mõõta, sest lõppkokkuvõttes meie jaoks on ju kõige tähtsam tulemus, et kuidas me saame mingit asja mõõta. Aga sul on üks põnev kogemuslugu veel, et mis kui me tuttavaks saime ja mis sa minuga jagasid, et järsku jagad siin saates ka, et see oli seotud siis selle auto teemaga, et ole hea, jaga see taga. 9 aastat tagasi toimus Eestis haldusreform, kui väiksemad omavalitsused pidid liituma kokku ja igas uues haldusüksuses pidi olema vähemalt 5000 elanikku. Ja siis me võitsime ühe hanke, kus Ida-Virumaal 2 omavalitsust pidid kokku liituma ja neil oli vist 500 millegiga inimest puudu. Ja kui on nii palju rahvast puudu, siis see uus omavalitsus jääb mingist riigi finantseerimisest ilma. Ja me hakkasime pead kratsima, et kuidas ja mismoodi me saame siis neid inimesi nii kiiresti, nii kähku sinna sisse registreerida. Ja me nägime, et üks vald enne meid tegelikult juba kasutas seda teemat, et nad loosisid välja auto kõikide inimeste hulgas, et mitte ainult uustulnukate, vaid absoluutselt kõikide inimeste hulgas, kes on elanud ja kes on siis värskelt registreerinud. Ja me pakkusime välja, et davai, me proovime siis seda autot ka, sest paljud loosisid välja, kõik loosisid midagi välja, ütleme niimoodi, et alates spa-pakettidest, siis ma ei tea, mingid toetused, väga palju erinevaid asju. Aga istusime maha ja mõtlesime, et võt see spa-pakett, kuidas see mõjutab otsust, et inimene ühest vallast registreerib ennast teise. Et see vist ei tööta niivõrd hästi. Ja me mõtlesime, et okei, pakume, et loosime välja auto. Ja lõppkokkuvõttes otsustasimegi, et loosime auto, Subaru vist oli see, ja muidugi läks sellest ka pressiteade välja ja tuli päris mitu kõnet, et miks te maksumaksja raha eest loosite välja auto, kas see ei ole natuke üle piiri juba. Mõtlesime, et kuulge, meil on pandud päris keeruline eesmärk. Seis on selline, nagu ta on, et me 6 ajaga peame registreerima väga palju uusi inimesi. Ja me usume, et see vald saab tagasi kordades rohkem kui selle ühe auto maksumus. Ja siis ma istusin juba uue aasta lauas, sest see toimus kuni 31. detsembrini südaööni. Ja vaatasin arvutist, et 4901, 4902. Et ma juba ei mäleta, vist natukene jäi puudu. Ma pead ei anna praegu 9 aastat on möödas. Aga 2-kohaline number siis jäi puudu? Alla 100? Vist oli alla 100 või 100 või midagi sellist, et lõppkokkuvõttes me oma eesmärgini jõudnud ei ole ju. Meil oli püstitatud eesmärk, et peab olema 5000. Aga me pidime nii selle auto ära loosima, see oli juba uuel aastal, ehk siis aastal 2017 juba jaanuaris. Me loosisime selle auto välja ja nii palju kui mina tean, et seal oli mingi klausel selles seaduses olemas, et ikka kui nii väike number jääb puudu,
siis vist riik ikka kuidagi tuleb sellele vallale vastu ja nad klaarivad selle olukorra ära. Et muidugi, kui see on, ma ei tea, 300-400 inimest puudu, siis vaevalt, et sa saad sellega hakkama. Aga kuna oli nii pisike arv ja vist kuskil 3 või 4 valda veel Eestis loosisid auto välja. Kas teie olite esimesed, et teie järgi kuidagi võtsid ei, me ei olnud esimesed, me olime teised võib-olla või kolmandad. Lihtsalt meil oli maastur ja kõikidel teistel olid mingid lihtsamad, veidi lihtsamad autod, madalad autod. Aga lõppkokkuvõttes selle ühe auto hind tõi sellele vallale raha juurde ja siis need inimesed, kes sinna said sisse kirjutatud, võib-olla keegi tõesti ka kolis sinna reaalselt ja need inimesed, kes seal elasid, said selle raha oma uue valla investeerimiste jaoks ja uute projektide elluviimiseks ja nii edasi, et lihtsalt aeg-ajalt tuleb natuke, outside of the box mõtelda ja saada kriitikat võib-olla tõesti ja mingi osa sellest kriitikast võib-olla tõesti oligi õige, et miks vasakule ja paremale antakse siis, mis aeg see siis nüüd praegu on, et me vasakule ja paremale anname autosid välja, aga niisugune aeg oli ja see nõudis mingit ekstravagantset lahendust ja lähenemist, jah. Aga natukene kokkuvõtvalt juba, et hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, aga et mis sa ikkagi ütleksid, et millisel juhul peaks siis mõni Eestis toimetav ettevõte kaaluma eraldi turundamist siis Eestis elavatele venelastele? Kui teil on kliendibaasis vene keelt kõnelevaid kliente ja neid on mingi kindel arv ja te tahate või teil on plaanis kasvatada seda arvu, siis mõelge selle peale. Teiseks, teil peab olema inimene või agentuuris inimene, kes on võimeline ja valmis seda olema selle projekti eestvedajaks, kes on ka keelekandja, kes oskab neid pressiteateid valmistada, kes abistab disainerit kujunduste loomisel, kes aitab teil teksti adapteerida, sest tõlkida teksti ei ole ju suur töö. Meil on väga palju erinevaid tõlkebüroosid. Sa võid saata ükskõik mis pressiteate, ükskõik mis sõnumi sinna tõlkebüroosse, aga tõlkebüroos töötavad inimesed tihti ei oma turunduslikku tausta. Et mõnel neil on oma valdkonna spetsiifika, et see inimene teab väga hästi meditsiini valdkonda, see inimene teab väga hästi energeetika valdkonda ja kolmas inimene teab, võib-olla tõesti ka teab turundusest midagi. Aga otsetõlget ma ikka väldiks. Aga kolmas on muidugi see, et teil peab olema selleks eelarve. Jah, ta kindlasti ei pea olema üks ühele Eesti eelarvega, eestikeelse eelarvega, aga ta ei peaks, kui teil on eelarve 100 000 pooleks aastaks, siis võib-olla 10-15% võiks panna sinna vene turunduse poolele. Ja neljandaks on see, et teil peab olema tahe sellega tegeleda, et teil oleks arusaam, mille jaoks te seda teete ja kui te seda teete, siis teete seda ilusti ja korrektselt ja et teie bänneris või teie pressiteates ei oleks vigu ees, sest see on ju loomulik protsess, et kui me näeme pressiteadet ükskõik mis keeles, eesti, inglise keeles, me tahame, et see keel oleks ilus ja korrektne ja seal ei oleks grammaatilisi ja stilistika vigu, sest see kõik ju lõppkokkuvõttes, keegi võib öelda, et mis seal ikka, kui ma tahan osta
XXX autot endale, no mis siis, et seal mingis bänneris on tekst vigane. See ei mõjuta ju otseselt minu otsust seda autot ostma. Ma ju sõidan autoga, mitte ma ostan turundussõnumit. Seda küll, jah, aga turundus on ju pikk ja lai ja iga nüanss on oluline ja see ju lõppkokkuvõttes ehitab teie brändi ja see korrektne kommunikatsioon aitabki teil jõuda aina rohkemate ja rohkemate inimesteni ja saada endale uusi kliente. No sa peaaegu juba vastasid sellele järgmisele küsimusele ka, aga lõpetuseks ikkagi, et kui sa peaksid andma nüüd ettevõttele, kes plaanib hakata tegema turundust ka Eestis elavatele vene keelt kõnelevatele inimestele. Või Eesti venelastele. Jah, Eesti venelastele. Jah, mulle meeldib see lähenemine. Ma hakkasin mõtlema, et kas ta on vene-eestlane või Eesti-venelane. Eesti-venelane, et Eesti-venelane nagu kõlab täitsa okei. Ja termin. Et kes tahab hakata siis turundama Eesti-venelastele, et 3 kõige olulisemat soovitust. Mis sa talle ütleksid siis? Teie isiklik soov, et see osa turundusest töötaks, pädev isik, kes sellega tegeleks, aeg sellega tegeleda ja otse loomulikult eelarve. Et need asjad on suht sellised standardsed, aga kui need asjad on sul paigas ja sul on õiged inimesed õigetel positsioonidel, siis peaks asi õnnestuma. Jah. Kas on ka mingisuguseid niisuguseid riske, et mida siis see ettevõte peaks enne kaaluma, või kuidagi, et mida saaks juba siis ennetavalt maandada? Iga ettevõte peab otsustama, kas ta tahab seda turundust teha või mitte, sest jällegi poliitika on poliitika, aga kui inimesel on vaja asju müüa, siis ta kasutab seda instrumenti ja seda võimalust. Kui sa tahad ja sa oled inimene orkester ja teed kõike ise ja sa ei valda võib-olla keelt niivõrd hästi, siis riskiks ongi see, et sul võivad tekkida grammaatilised vead, stiilivead, kui sa pöördud näiteks agentuuri poole, siis küsi nende käest, et kas meil on plaanis näha natuke vene turundust, et kas teil on inimene, kes oskab ja teab, kuidas seda teha. Sest ma tean, et Eestis väga palju neid inimesi vast ei olegi, et kes hoiavad oma fookuses vene turundust. Neid on, aga kordades rohkem on muidugi Eesti turundajaid, kes kusjuures teevad suurepärast tööd. Ma alati igal vestlusel ja igal seminaril ütlen, et see, mida teevad Eesti turundajad, on väga, väga tugev töö ja rahvusvahelised auhinnad näitavad seda. Lihtsalt, et puhas nagu tõlge ja puhas üks-ühele üleviimine vene auditooriumile ei tööta väga hästi, ei pruugi alati töötama, ütleme niimoodi. Ja kui sul on kindel inimene, kes võib seda teksti üle kontrollida, üle vaadata, sest ega mina ka, kui ma teen midagi eesti keeles, ma igaks juhuks saadan seda kas või toimetajale, kelle emakeeleks on eesti keel. Ma võin öelda, et eesti keel on minu teine emakeel, aga ikkagist ma tahan, et inimene teise pilguga vaataks, võib-olla muudaks lauseehitust, sest mul peas ju töötab natuke venekeelne grammatika ja ma ehitan lauseid võib-olla mitte nii, kuidas seda ehitaks puhas eestlane. Seega, vaadake, et teil oleks see inimene, kes aitaks neid probleeme vältida, sest kõige hullem on siis avastada oma firma brändi
või toote mingit reklaami hiljem Meediapärli grupis, kus inimesed hakkavad naerma ja noh, ühest küljest võib-olla see on niisugune südamlik naer, et ha-ha, aga teisest on ka neid inimesi, kes mõtlevad, et miks nii palju vigu, miks seda tehti sellisel viisil. Kas teil ei olnud konsultanti, kes võiks sellest midagi rääkida, midagi öelda, et sest need on ju mingid stereotüübid, et kes on tavaline vene keelt kõnelev inimene, talle meeldib vodka, balalaika ja kõik need sellised asjad, aga nii see paraku juba ammu ei ole. Ja tuleb nagu läheneda vastavalt ajale ja vastavalt sellele, mida sa tahad pakkuda ja mismoodi sa tahad oma inimesteni jõuda. Aga kas mingid ühised nimetajad on, et kui see vodka ja balalaika enam ei pea paika, aga võib-olla midagi muud sellist, mida sina oskad öelda? Vene inimestele ikka väga meeldib kalamari, et uue aasta laual peab olema kas või väike purk kalamari, aga peab ikka olema. Ma ei tead, need põlvkonnad kasvavad niivõrd kiiresti ja see, mis oli traditsiooniks meie vanaemadele ja emadele, ei pruugi olla enam traditsiooniks nendele, kes on praegu 20-25 aastat vana. Vanasti, kui tuli pulm, siis ta ikka tuli niisugune, et 75 inimest tulevad igalt poolt kohale ja suur pidu, siis praegu, ma ei tea, perekonnaseisuametis teevad väikse furšeti ja noored lendavadki kohe honeymoon'le ja ei tee midagi niisugust. Vanasti see oli suur traditsioon, kuidas me peame onu Gennadi kutsuma ja siis kogu oma perekonna sealt kuskilt praegu enam mitte. Aga kalamari meeldib 20-aastastele ka? Kuna nad näevad seda, et okei, see on vanemate laual alati olnud, siis ma ei tea, kas ka 20-aastatele inimestele meeldib, aga 30-aastatele vist meeldib küll. Okay. Mina isiklikult kalamari ei söö, mulle ei meeldi kala lihtsalt, aga ema laual on ikka alati see väike purk seal kuskil olemas küll. Aga kui nüüd meie keegi kuulaja tahaks sinu käest rohkem nõu saada, et kuidas sind leida? Ma olen lihtsasti leidav LinkedInis, Konstantin Puuri ja ma arvan, et võite mind lihtsasti üles otsida või siis konstantinpuroi@gmail.com. Kui on mingeid küsimusi, siis võite vahelt pöörduda. Mulle endale tihti meeldib mingeid case vaadata isegi tasuta, sest on olnud selliseid kliente, kes kuule, ma tahan siin Ida-Virumaal teha niisugust festivali. Mida sa arvad, kas on selles üldse mõtet või mitte? Et mul on selline eelarve, tahaks kutsuda sinna siis need muusikud ja ma vaatan kõike neid, kogu seda sisendit ja ütlen, et ma pigem olen skeptiline, et ma tahan sinna 2000 inimest kohale. Ütlesin, et ambitsioonid on väga head, tugevad, oled sa kindel, et see ja see punkt on teostatav. Ei ole. Okei, võib-olla me natuke muudame seda kontseptsiooni ja muudame fookust ja vaatame kuidagi teise silmaga seda teemat. Ma ei tea, on olnud väga erinevaid asju, mis mulle endale nagu turundus mõistes nagu huvi pakuvad, et ma lihtsalt vaatan kõrvalt ja võin lihtsalt mingit nõu anda.
kas või blogijate või kanalite osas. Sellest samast vastusest ajendatuna tekkis veel uudishimu selles osas, et kas on mõni Eesti artist, mis Eesti venelastele väga meeldib, kelle kontserdile nad kindlasti lähevad? Kui me räägime vanemast põlvkonnast, siis Anne Veski, number 1. Gameboy ta on vene poiss. Nublut inimesed teavad, noorem põlvkond. Uku Suviste on päris populaarne ja ta oli eriti populaarne siis, kui ta käis 5 või 6 aastat tagasi, osales Moskvas show's Hääl ja jõudis seal poolfinaali. Siis ta oli siin vene keelt kõnelevate inimeste hulgas väga populaarne. Pluss ta käis ju Eurovisioonil ka. Andrei Zevakin ta räägib vene keelt väga hästi. Kas tema teeb eraldi midagi vene keeles ka või? Ei tee, nii palju kui mina tean, ei tee. Aga ta vist salvestas ühe klipi, kus ta rääkis vene keeles, et ta räägis oma perest ja muidugi, et tal on väike aktsent, sest ta enamus ajast räägib eesti keeles. Aga jah, vaikselt Aga Tommy Cash? Tommy Cash, muidugi, jah. Tommy Cash, Toomas, jah. Tema ju ka, tal on 2 emakeelt, eesti ja vene. Ja ma arvan, et ta tunneb ka seda, tunneb ennast väga mugavalt nii eesti kui ka venekeelses auditooriumis. Kas sa seda tead, et kas tema on reklaaminud enda neid kontserte või mis tal siin Eestis hiljuti oli, et kas seda järsku reklaamiti vene keeles ka või? Tal oli vist kontsert Unibet Arenal. Siis või ta teeb isegi tegelikult võib-olla või Instagramis ainult inglise keeles, et ta reklaamis enda tuuri, ma mäletan seda. Ta on välja kujunenud bränd juba nii, et ja kusjuures kõik hoidsid, nii eestlased ja venelased hoidsid pöialt, et meie espresso macchiato jõuaks kuskile ja ma ütleks ka nii, et kui kuskil esineb ükskõik, kas on sportlane või muusika või kes iganes, pigem ma räägiks rohkem spordist, et kui kõrgel tasemel esineb meie sportlane, ma ei tea, kui Ott Tänak tuli maailmameistriks WRC-s, siis sellest kirjutas venekeelne Delfi ja venekeelne Postimees ja meie poiss, ükskõik, ta on Ott, jah, aga mis, see ei oma mingit tähtsust, ta on meie poiss, naš parin, meie poiss Saaremaalt ja ta on võitnud, ta on number 1 rallisõitja maailmas, kujutate ette. Ja inimesed käisid siis ka filmi vaatamas, et see on väga uhke ja kuna ma jälgin autospordi väga suure pilguga, siis praegu Ralf ja Paul Aaron teevad väga tugevat tööd. Paul Aaron ongi tegelikult juba vormel 1, ta on olnud reservsõitja mitmes meeskonnas. Ta ei ole küll põhisõitja, aga loodame, et kunagi ta sinna jõuab. Ja siis mul oli au kommenteerida Pariisi olümpiamänge vene keeles. Ja mis kanal oli siis? See oli Duo 7. Ja siis, kui olid meie poisid seal 10 võistluses, oi, kuidas ma karjusin nendele kaasa, oi, kuidas ma karjusin. Ja ma usun, et ka teised teevad seda, et kui nad, ma ei usu, ma tean, et nad elavad kaasa, kuidas elati kaasa Erki Noolele, kuidas elati kaasa Otile, elati kaasa Tomile, elati kaasa siis meie sportlastele olümpiamängudel. Nii et ma usun, et see lõimumine ja see
ühiskonna loomine on võimalik ja turundus ja õige kommunikatsioon on selleks abiks. Ja, et ilus selle mõttega lõpetada, et sport ja muusika kui kultuuri osad väga olulised, sest see on see, mis paljusid inimesi ühendab. Absoluutselt. Aitäh sulle, Konstantin! Aitäh sullegi! Aitäh kuulamast ja vaatamast ja järgmise korrani!